must vari käib akna taga ja kobab me korteri ust. Ja suurt moodi õhinaga nuurinud kirjandus. Me ei kiselda täna muuti. Kõik teised on rahu peal. Teiste peas on need teri ja kruupi ja mõndagi mõtlekat head. Üks väga rumal, aga suhteliselt ilus tüdruk rääkis mulle kunagi, et tema lemmikluuletaja on Liidia Koidula. Ma olen pisut üllatunud. Ei, mitte ürituste kontsentrismist tingitud, aga kes see siis Koidula tänapäeval üldse kuulab? Peale Toomas Liivile. Täpselt. Ma küsisin talt, kas ta mäletanud Koidula luuletust. Ta naeratas salalikult ja tegi säädlust ehtsad, kelmikat Eesti ninalaka nägu. Ei tule praegu meelde. Kiitsitas ta mulle kõrva. Ma ei olnud eriti üllatunud. Meie tahame teada, kas looja on tõesti piiritud friik. Kas kiirgavad valgust ja soojada juuksed? Või pilgud ja pintsak? Vist pole see nii. Meeskel on lahke ja lauka, kuldprillid ja puhevid pruus muudkui sohiseb köidete kaupa. Nagu oleks tal takud suus. Kas need on siis kunstnikud? Kas need on siis kirjanikud? Kas need on siis kunstnikud, kas need on siis kirjanikud? Käsi õiel, vabariigi tänavanurkadel kasimata keele ja koleda puuega, kerkivad koopast ja urgasteist. Rahvas toidab meid oma imustavus, siir puugi varde oma selja. Üllatavad nad siis millegi uuega, puudutavad meie vaimu ja olemist siin eestlasena. Poeedi ülesanne peaks olema hinge ülendada, valgust puistata. Inimest tost köntsast ja koletsest välja kaupida. Aga ei, Haidekassa kaart ja kirjaniku palk on tema pale usk vabariigi sooritud. Ja selle eest on ta valmis meile pakkuma pohmellihommikute kirjeldusi, riimimat uduide ja mildet nihilismi. Lätis pandi kulka king. Ma kohal. Loo mingi sirpate kinni. On neil sellest siis kuidagi halvem? Minu poolest üks kunstnikud ja kirjanikud ka kinni panna. Tahavad raha, tahavad Haidekassat, tahavad pensionit, tahavad mingu tööle. Mina kogun ka marke, olen pilatis. Vanasti kogusin õlle marke. Olin noori odik. Mulle ei maksa mu hobidest keegi peale. Aga Kirjutamine, joonistamine, kurat võtku on hobid. Igaüks on täna fotograaf. Igaüks teeb oma elust filmi. Ma olen kirjutanud sadu netikommentaare. Järsku peaks need ka välja andma. Saaks aastasest tippi kulkad ja paabiks mõnusasti kodus kintsu. Neetud roosaudu. Kas need on siis kunstnikud? Kas need on siis kirjanikud? Ainult rahast oskavad nemad mõelda. Ainult rahast. lööb vilkuma ridade raadio. Näib vilets kui vihmakirve, see on vaheti kõige võimetum. Iga poeetiku põlvkond siis lükkab teda lõppu edasi nii, nagu oskab ja suudab. Lootuses, et see miskit muuda. Parimad luuletused, kui neist on saanud raamatud. Või siis ka mitte. Annavad miskit pidev. Räägivad loo meile, kes enesemõistuse saab.
loovad maailmaga habrast sidet. Halvad luuletused. Need lihtsalt päästavad, veediks veel säästavad. Lasevad hõlpida hetke, et oled talumatu tühjuse kohal. On see hea või halb? Hea ja halb jäävad liivakasti. Luulelaev, piraadilipp, tõmmatud masti kannab seni veel me inimeseks olemise lasti. Mõnel värsil on vänderjad. Mõni mõttemärku ei saa. Mõned sõnad betoonist paradavad hiljem kui märghalva. Olla riimitud või riimimata. Tal võib olla tehtud metafooride trigonomeetria ja meetrikamata. Võib-olla sootuks paha poisina õppimata. Või seilata veritsi värsimöökude sähtides. Väikekodanlaste veritsi eirata reegleid ja käske maduse laevavööridel ulgumist pörgusigav ja saatansaalik. Luuletus on keele enese kulgemine, teisiti julgemine. Luuletus on see koht ja hetk, too hädaotlik hetk, mille inimolemine kohtub oma keeleliste võimaluste silmaga, maailma ääre ja otsaga. Stopp! Või ots? Ütle mu poja, võib ju põrkida nagu kõrgel, võib ju siduda silme. Võib ju väänata silmi ja suud. Aga kunst on koleti kõrgel. Aga kunst on salalik, sügav. Ja kunstük on midagi muud. Ei vist aitai viineva õlul, vitamiinid ja kopipaks. Aga joojate varjatud õlu vahel see on hea. Kogu Eesti kultuur ongi Juhan Liivi pintsak. See viimane asjast seljast ära antud, südamest ja seljast kulunud ja kantud pintsak, millest mitte mingit kasu pole. Tähendada mõtte. Kogu Eesti kultuur ongi Juhan Liivi pintsak. See tädi, kes annetusi korjas, viskas selle vana haisva hatuse väsinud vahuse sinna sama prügikasti. Kes teist ei teeks seda samaks? Kes eestlastest ei teeks? Aga ainus põhjus, miks me oleme eestlased, ongi see sama kore ja kuulnud. Juhan Liivi pintsak. Sellest pintsakut ehitatakse teater nimega Estonia. Ja ehitatakse riik nimega Eesti. Ja minguse päev ei põhjule. Rotid laulavad laevalaed püha ööviisil. Must lagi on meie toa ja meie aeva ka. Ta nagu ahelais väänab. Kui ema saaks kõnelda. Palju sädinat ära neid polu. Just niisama kui sinu ja mul on hamba ja südamevalu igal sündinud laulikul. Ning ikka nisemate jookku sullema poolt. Nende uksed võivad kõik lahti ja hingade poolt. Ma pole luules tahtnud teha midagi muud teistsugust. Mõnes mõttes olen vajatada vana hääl luulet.
see on minu jaoks vabaduse võti ja nõks. Ole vana džässimees! Teed sedasama uut ja vägevat ja vaba, mis 60 aastat tagasi kõikjal veel kõdes. Ma ei ole kirjutanud keeruliselt, vaid vahen nad sõgedad sarvilised ilmarentstest end tunnivad ridades. Saavad oma olemise kaja. Äkki on teil õigus. Teil kõigil. See polegi luule. See elamise viis. Mul pole luule kohta muud öelda. Auvõrgusamadule, lähtelaulikud, lähteloojad. Ikka seisid nad ihuriksi oma saatuses süngivad seevas siinpool kummuli kuristikku. Ikka jooksnud jäädinud jooned, oma elu hapramal äärel püstatud pimelikku. Ikka kumasid kõledel kõlludel ja härmasid helijuuksed, vastu ainult ju takmesilmad. Ikka tulid nad turkase tunnile kirgavad kukelaulu läbi tuiskava tukimetsa. Ikka läksid nad pilkasel kiiril üle aegade mahtuva veere ja astusid igavikku. Ikka sõid nad kõvasti külma. Ikka tegid nad endale liik nagu tema. See nahruke veel, kes jala läks Tartust Riiga kord lumises laulutuules. Riik toplikul taliteel. Et oleks valesti ja imelikult ja seeläbi imeilus on.